teinekord lihtsalt peab. aga võib lähed siuksest kohast üles selle rattaga. 2 jala laiune ja ongi kõik. Nüüd on natuke aega mööda läinud. Mina olen nüüd tagasi selles Illi bussipeatuses, kust ma siis jätkan oma teekonda mööda Lätti. Et kõigepealt siit Värska poole ja siis juba suunaga Peipsi peale ja Peipsi äärt mööda siis niivõrd-kuivõrd äärt mööda ülesse. Eks vaatame, kuhu me täna jõuame. Igatahes täitiks valmis. Ja mina ka. Vaatame siis, mis saab. Davai. See on juba jälle Läti moodi. Industriaalkompleks. Märk. Päris äge. Sigalad laudad. Kas siin läheb mudadeks ka? Ei lähe, väga ei lähe. Aga jah. Veel mitte vähemalt. Läheb kuskile jõe äärde alla. Ilus on see. See märk siin küll head ei tähenda. Vaatame. Siin on nii suurem langus, järsem langus. Ehk on tehtav. Vaat. Ma vaatan seda asja. Lihtsalt tuimalt sisse sõidan. No way. Oli vist täitsa mõistlik mõte tulla kõigepealt vaatama,
sest et see langus pole küll midagi erilist. Aga selle koha peal läheb see siin nii kitsaks. Nagu 2 jala laiune ja ongi kõik. Ikka pehme ka natukene. Et ja siit kõrvalt on selline kerge, kena kukkumine. Siit enam ratast kätte ei saaks. Ega teisel pool parem ei ole. Et ja hea, et see märk oli pandud, sest et teinekord lihtsalt peab oma võimeid tunnistama endale või siis võimetust ja leida mingisuguse jõukohasema alternatiivi. Jah, nii on. Sellepärast ei tasu kurvastada. Kus see koht meil oli, kus me sisse tuli? No ei ole võimalik minna ju siuksest kohast üles selle rattaga. Ma panen siit edasi, siit on mingi rattarallirada läheb, matarada, et läheb ikka paremini. Nüüd läheb huvitavaks, nüüd jõuame vana raudteetambi peale. Ma ei ole siukse pinnase peal sõitnud, kuidas siin on. Aga ei pläed. See on väras. Saab sõita küll, aga kõige lihtsam ei ole.
tralli otsas. Palju seda õudust veel on. Ma arvan, et siin ristub, aga siit läbi nüüd alt tee. Hoogu üles saame, aga okei. See oli nüüd kõige raskem asi, mis ma tetil teinud olen. Aga ära tegin, raisk. Ära tegin. Ja mul on hea meel, et ma selle ära tegin, sest et mul hakkas vahepeal, kui ma siin ühe ja teise koha vahele jätsin, siis hakkas tunduma, et äkki ma muudan selle teti enda jaoks liiga lihtsaks, et lasen mööda mingi kruusateisid ja siis nagu ei olegi nagu sellist feelingut. Aga mööda seda kiviklivust raudteetammi tulekut sellega sai naha korralikult märjaks ikka. See oli äge, see jääb meelde. Vaatame, mis ees ootab veel. Siin on tšeki küül. Midagi sellist. KLR on ikka mõnus traktor. Paned esimese käigu sisse ja podistad rahulikult. Läheb läbi küll. Ega ma väga hea veel selles ei ole, aga mida rohkem. Wow, yeah! Teeti esimese päeva õhtu. Täna sai söödetud mingi 12 tundi järjest. No mis järjest, aga kokku või. Ühesõnaga mingi hommikul 9 alustasin ja õhtul 9 lõpetasin. Praegu on mul siin lõkke põleb. Põhitoidus siukesse rännaku grillvorst. Just kõige tervislikum amps
aga loogika on selles, et iseenesest annab neid süüa ka siis, kui tuld teha ei õnnestu. Et saab tuld teha, teed soojaks, ei saa tuld teha, kõlbab ka külmana. Pole paha vaade. Teise päeva hommik. Just ärkasin. Nii. Hetkel olen siis siin praegu Värska külje all Valgjärve lõkkekohas. Ja tänane ideaalne plaan oleks liikuda siia Peipsi põhjatippu Mustveesse. Mis siin on? Mustvee on siin, jah? Ei ole kämpida kuskil siin. Siin on kämpsid. Aga noh, see on ideaalne plaan. Tavaliselt ma teen sellest kolmandikku. Et on nüüd ilgelt hea, kui ma jõuan siia või kallastada. Aga vaatame, mis saab. Vaata. Ja minek ongi. Algab teise päevaga sõit. Välja saada. Kivi. Teise päeva algus on vähemalt lihtne. Mõnusad, laiad, pinnatud teed. Kõige mugavamalt sõita. Pole just kõige suurem väljakutse, aga täitsa on. Metsikumaid radasid ka. Viljapõlduse vahel.
Vaadake neid välju siin Peipsi ääres, Peipsi serva peal. Viljaväljad. Sealpool on Peipsi, sealpool on vili. Siuke mõnus Padriku tee. Pärast kiiret kurga asfaldil. Natuke aega saavad kurvid siin. No palju aega. Asi pole kiiruses. Ai on tees. Pärast pikk päev oli selle taga. Aigu tuleb peale. Ma tahaks veel tagasi Peipsi äärde siit jõuda. meetri pärast saabki lõunateed läbi. Ees ootab põhjateed. Kurat, see põhjateed on ikka äge. Pärast seda Peipsit, mis oli siuke rahulik, siin on hoopis teine loom. Päris pull rada siin Narva külje all. Kolmanda päeva hommik. Ma huvitav, kuidas on. Esimene päev oli siukene kuidagi keeruline. Teine päev ärkis üles täis siukest energiat ja väga lahe. Siis nagu kolmanda päeva hommik on selline kerge väsimus on peale. Ja ma arvan, et neljanda päeva hommikul ma pakun välja, ma ei tea, aga on äkki on tekkinud siuke rütm sisse, et juba eks näis. Aga praegu siis kerge kohvi ja siis ma sõidan tagasi siit umbes 20 kilomeetrit Tolereksi, et laadida oma telefone, e-sigareti akusid, akupanka ja GoPro patareisid ehk õnnestub. Ja ma pean ära vahetama. Rattale esituli ei põle jälle. Et siis ilmselt
on see kaitse läbi. Et kaitse ära vahetada, peame kõik pagassi maha tõstma, istme ära võtma ja seal all on kaitse. Nii kaua kui asjad laevad, saame sellega tegeleda. Nüüd siuke pool päeva või hommikupool läheb vähemalt tehniliseks tegevuseks. Aga kindel on see, et täna ma selle lõunadeti lõpetan. Praegu tuleb pikem peatus Mustvee Olerexis, kus ma siis laen oma kõikvõimalikke seadmeid, telefone, GoProd. Ja kui teil on vaja midagi laadida, siis Olerex on see õige koht, sest et kõigepealt ma käisin Circle K-s ja seal öeldi, et ainus nende, või näidati ette, et ainus nende vaba kontakt on jäätise leti taga üksik kontakt kuskil põrandal nurgas. Küsisin, kas saab kuskil leti taha äkki panna, öeldi, et ei ole lubatud. Noh, kui ei ole lubatud, ei ole lubatud, see on okei. Aga Olerexis on küll lubatud, et on ilusti seal 2 kontakti, panin sinna laadima, telefon on tooli peal, see on kohvi ja kõik on mõnus. Me ei saa oma kiivrisidet laadida, sellepärast et see otsik ei mahu sinna sisse. Et seda parajaks teha on mul vaja natukene noatööd. Fileerida. Aega optimeerida, siis hommikul seegi ma söön siin mingi suitsuvorst ja kodujuust kukeseentega. No nii, liigun tagasi tetile ja teen selle viimase jupi sellest lõunatetist ära, mis eile tegemata jäi, kuna ma kiirutasin ööbimiskohta. Aga mis sellesse esitulesse puutub, siis oligi nii, et kaitse oli läbi, vahetasin kaitsme ära seal Olerexis, nagu te nägite, ja nüüd esituli tuleb. Võimalik, et nüüd enam ei pole, võib-olla see on kuidagi seotud selle telefoniga laadimisega, et kui ma laadija taha lükkan, siis tõmbab kaitsme läbi, ma ei tea, ma ei ole praegu kontrollinud. Eks ma teinekord peatun, siis vaatan. Aga nüüd tagasi tetile mõni kilomeeter sauti ja siis läheb juba põhjatett. Haha, tahaks täna õhtul jõuda rannikule välja, põhjarannikule. Näis, kuidas läheb. Pärast seda raudteetammi on siukene kruusatee, olgu et pehme ja suure killuga ikkagi jumala lihtne võrreldes selle raudteetammiga. Jumala lihtne see ikka ei ole, sest ega ma siin väga kiiresti ei sõida, aga võrreldes raudteetammiga on see lihtne. Raudteetammi peal ma oleks tahtnud, et oleks siukseid kohti. Niimoodi õpibki tetti sõites erinevaid maastikke ja pinnavorme läbima. No see on nii ilus. Valge tee,
läbi Männimetsa siin Peipsi lähedal Lohusuust ilmselt läbi, Lohusuu jääb mu selja taha. Äge. Aga ma väga pikalt ei filmi, sest mul hakkavad GoPro patareid ka lõppema, neid ma ei saanud laadida, midagi mõtlema välja. Nii, ja nüüd kohe 600 meetri pärast saabki lõunateed läbi. Ees ootab Põhjateed. Sillas tule. Siit peaks keerama vasakule. 10 sekundit. Ja ongi läbi. Ja tere tulemast Põhjateed. Nii, siin on nüüd eramaa, aga ma rääkisin kenasti omanikuga läbi. Äge. Kurat, see Põhjateed on ikka äge pärast seda Peipsit, mis oli siuke rahulik, siin on hoopis teine loom. Kurville ja samas need teed on ju kiired ka. Päris pull rada siin Narva külje all või mis iganes siin on, Sillamäe ja olen ma nüüd teisel pool Narva maanteed. Jätsin väikse jupi vahele seal. Mingid keelumärgid ja värgid ees. Ja nüüd olengi Pankrannikul varsti. Jaa, aga siin on äge. No ja mis? Vaadake nüüd siia, mis on mingi õlirefreerimistehas või? Ei tea. Ega see äge. Industrial Colosseum. Pankrannik. Pole paha. No, siukse lõkkekoha leidsin. Alulinna lõkkekoht. Väga lahe. Väga nunnu. Kolmas päev jõuab õhtusse. Siuksed 11-12 päevad. Aga ilgelt mõnus on pärast siukest päeva üks õlle lahti teha ja hinge tõmmata. Eriti kui leiad siukse mõnusa väiksega, nagu on see Alulinna lõkkeosa, lase koht. Siin on puid ja kõik olemas, saab teha tuld ja grillida. Täna võib-olla grillin isegi vorsti. Aga tänane päev oli täitsa edukas. Noh, pool päeva läks küll igast asjade laadimiseks, aga see Põhjateed, see on äge. See on äge. Siit ma üles ei lähe.
Tikuks saab üles. Selline tore motivatsioonisirg. Milleks ma ennast nüüd siin tuju all mässinud olen. No nii, 5. päev. Olen siin, ma ei tea kus kohas. Aga igatahes tulen Lauri juurest. Väga lahe tüüp. Ja kuldsete kätega tsiklimehaanik. Nii, ja tagasi Teitil 5. päeva hommikul siin Väike-Maarja kandis. Oli esialgne plaan küll Lauri juurest startides, et võtta sinna raketibaasi juurde, aga vaatasin seda kaarti ja ma ei saanud aru, mis kohti ma võtnud olen, mis ma võtnud ei ole. Et jäi nüüd see raketibaas minust võtmata täna. Ja. Aga pole hullu, seiklused jätkuvad. Väga nunnu track. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out. 5. päev ja nüüd sai vihmasõdu mu lõpuks kätte. Ja sellest pole hullu. Paneme vihmakombe selga. No, päris korralikult sajab. No, äge jälle. Teiti puhul nüüd kehtib küll see, et teinekord on ringiga minna kiirem kui otse. Ma jätsin väikse sükse ala vahel, mis tundus sükke mudapuuride tagahoov olevat või lemmikmängumaa. Ja tegin väikese ringi ja nüüd olen jälle tagasi liiga lihtsatel teedel, võib-olla mõni ütleb, aga ma mõtlesin selle peale, et kui sa esimest korda Tetti sõidad, siis on äge isegi niisugused kruusateed, nagu praegu see siin. Et noh, kui ma nüüd tagasi mõtlen nendele läbitud kruusateedele, siis on see juba põhimõtteliselt lebo olnud. Ja siis võib-olla, kui sa oled piisavalt need kruusateid teinud, siis hakkad ägedaks pidama niisugused, kus on nagu tõeline challenge. Ja siuke siin tundub igav. Ma näen toredaid, põnevaid kohti, ilusat loodust, naudin sõitu ja see on nagu minu jaoks täitsa nagu kaif praegu. Et kui ma nüüd teist või 3. korda sedasama rada siin sõitma peaks, siis ma võib-olla tahaksin siukseid vähe rohkem välja kutsuvamaid ja saan aru, mis mõeldakse selle all, kui öeldakse, et seal on nagu vähe põnevam või äge. Aga las ma kogun kogemusi naa alla või pagasisse ja küll ma siis naudin neid keerukamaid kohti ka. Vot. Mosel on ka jumala ägedad lendasid. Siin olin parasjagu tanklas. Natuke vihmavarist, sest hullult hakkas tulema äikest. No, hästi teadalt, nii et sõitmine oleks olnud keeruline. Ja vittu, kui ta nii töötasin. Ja siis tuli üks äge kleepi täis vana Volvo kirjaga No Work surfplaan. Ja kutt tuli välja, et davai, tere, et kuule, kui sa siin tahad vihma ära vaadata,
mul on garaaž, tule siia, pakun kohvi ja jumala chill. Aga ma mõtlesin, et ei noh, ei oleks mis minna, aga vihmaga saab ka sõita, et selles mõttes ei ole hullu. Ma lihtsalt ei tahtnud, et oleks väga tugev vihm, et ei näe. Kisub järjest kahtlasemaks. No vaatame. See on teoreetiline. Kohati on okei. Pelgan süksid kohti, kus ma ei saa enam ümber pöörata ja siis ma olen sunnitud vastu võtma ükskõik mis hullu sees on. Committed. Aga siin ei ole praegu midagi hullu. Hirm on see, mis araks teeb. Kui nii jätkub, siis ei ole ju probleem. Võt. Siukse nipi lõitan praegu. Okei, mis nipi, aga just avastasin, et väga bensukast võtad kilekindad. Esiteks need kaitsevad su käsi vihma eest, praegu on muidugi väga ei saa. See on üks asi. Ja teine asi, kui märjad kindad, kilekinnastega on neid väga lihtne käe otsa tõmmata. Et ei kleepu kinda. Nahkkindad on praegu täiesti läbi märjad. Aga see kile seal all päästab ära ja käed püsivad enam-vähem kuivad. Jah, siuke nipu. Aga sellisest sillast tulin praegu üle. Ma olin liiga sabinas, et filmida. Aga noh, siin paistavad. Ma pean see sisse ei kuku. Siin on vesi on siin all ja need palgid on siin on alla kukkumas. Aga üle sain. Loomulikult, või noh, ma ei sõitnud üle ratas käe kõrval, aga ma isegi seda pelgasin natukene. Kui ratas oleks läinud sinna otsa peal, tagumine ratas oleks sisse vajunud. Ja noh, ma ei tea. Mul hakkas katastroofitsenaariumid tööle, kuidas ratas seal lõpetab. Aga midagi sellist ei juhtunud. KLR ei vedanud mind alt. Me läheme siit koos edasi võidukalt. Jep. Vot. Aegviidukant on ka äge. Rajatsin. Siin ongi minu saabumiste sadam. See kraat, see on hull.
õhtul, päike hakkab loojuma, mina ikka veel sõidan. Ikkagi seda udu hakkab kerkima. No lihtsalt kaunis hommik. Nüüd tuleb epic ride või epic fail. Karjaaiad, need on mulle juba Saaremaalt. No nii, nüüd ma olen tagasi Tetil ja see ei ole enam North-East, vaid see on North-West. Et eilsega ma lõpetasin North-Easti ära, ei hakanud täna läbi Tallinna sõitma, vaid skippisin Tallinna ja nüüd siis olen pärast Keilast tulin peale ja nüüd liigun Paldiski poole siit. Ja kaunis hommik. Kui ma just olin selle ratta saanud ja siis nägin ja mõistsin ja nägin, et mootorrattaga saab sihukeste teede peal sõita. Et varem ma olin ainult tänaval sõitnud tänavarattaga ja maanteedel ja siis avastasin, et vau, siin on hoopis teine maailm siin metsasel, et lookus karjub vahele. Et see avardab seda mootorrattasõidu võimalust ikka nii palju, see dual sport ratas või maastikuvõimelisega ratas. Et kellel tänaval nühkimisest kõrini on, siis kindlasti soovitan mõelda siukse maastikuratta peale. Siis on neid kohti, kus sõita ikka palju rohkem. Kui see Aidu karjääri kant meenutas mulle Kreekat, ehk me ei ole kuidagi Kreekas käinud, siis see siin on nagu Šoti või Inglismaa külateed, Šotimaa pakkunud. Kuigi me ei ole kuidagi Šotimaal ka käinud. Et kui minu ettekujutus irdub väga palju reaalsusest, eks parandage mind. Aga igatahes äge on see tee siin. Nüüd tuleb epic ride või epic fail. Oh! Epic ride oli, mitte epic fail. Vau, siit oleks saanud praegu fail ka. Tšekkige seda.
marjaaiad. Need on mulle juba Saaremaalt tuttavad. Natuke valesti, okei. Nii siis. Lehmad. Tšau, lehmad. Ära mu peale. Kaka. Epic is epic. Epic shit on siin maas. Lihtne. Üks kohal. Mis see on? No. Paldiski. Need ATV-vennad oleks praegu üle sõitnud. Nemad lendasid kitsis kuradi ruusateel kurviks sisse, et jäi mingi pool meetrit puud ja need oli 3 tükki üksteise järel. Ilge tolmupilve sees. Esimene läks mööda, siis teine pau ära, siis kolmas, aga ei. Paar aastat tagasi me käisime siin Paldiskis Bugatiga. Proovisin ka siin erinevaid teid. Siin koha peal me ei olnud, aga ma mõtlesin, et kurat, et kui ma endale KLR-i saanud, ma juba teadsin, et ma tahan KLR-i. Siis ma tulen Paldiskisse siia neid teid avastama. Ja näed, mõned aastad hiljem siin ma olen. KLR ja Paldiski. Living in a dream. Ha. Siuke rada siin Pankranniku servas Paldiskis. Päris äge. Vaade võiks muidugi olla avatud, aga võistlus on ees. Ole paha. Ütleks Reilja.
äge step siin. Top step. Sõidad liiva, tahad, ei sõida. Nüüd juba liigungi Paldiskist allapoole, Pärnu poole, kodu poole. Täna veel ei jõua, aga homme peaks jõudma ja siis on kõik graafikus, nädalaga tett. Pea otsatud välja. Õhtu päikese kumas. Teinekord tasub peatuda, puhata ja vaadata, mis olukord on. Avastasin, et see kott on räbenenud. Siit on auk sees. Ja siit on lõhe sees, et ta käib mul natukene siia vastu, nende kohtadega ei käigi isegi. Aga pean ainult tõstan selle koti ülespoole, siis on äkki parem, kui ma saan selle ülespoole tõsta. Noh, meil on mingeid asju natukene ümber tegema, pakkima. Vot, aga hea, et avastasin. Kell on juba kuradi 8:30 läbi. Ja siin läheduses pole mitte ühtegi telkimiskohta. Tuleb veel täna pikalt sõita. Ilmselt, jah. Eriti pidades silmas seda, et me tahaks homme selle projektiga ühele poole saada. Et siis ei saa täna vara lõpetada. But. Aga kõigepealt tuleb selle kotiga nüüd tegeleda. Õnneks midagi veel kadunud ei ole. Vaat nii. Siuke hakkasin veel õhtusöögiks.
no vot nii läks see avantüür. Kola on siin maas ja ratas on siin kinni. Päris sügaval. Päris sügaval. Sihukses ärevas olukorras ei tulnud pähe filmidagi. Aga nagu näete, sain ratta välja sellest hullust kohast tulema. Sõisin rattaga, siis tassisin oma pakid järgi. Sest et mul ei õnnestunud ratast seal toetada niimoodi, et ma saaks pakid peale panna. Nüüd on 500 meetrit siit minna. Loodetavasti ei ole mingeid üllatusi. Siis on Keila-Haapsalu maantee. Ja siis tõmban ära kuhugi RMK alale. Tänaseks aitab. Täna ma olen räigelt tark. Ja mingi osa vahele jätmises ei ole nagu midagi valet või piinlikku, ma arvan. Ja siin saabki Nordwest läbi. Ahaa, veel üks tetilõik võetud. Ja nüüd 200 viimast meetrit 7. päeva hommik. Hakkan just laagriplatsist, lähen ristile, tangin ja siis tagasi teti peale. Seega, et ma õhtul koju jõuan, see on praegu veel lahme, ma ei tea. Ma just praegu mõistsin, et mul oli eile pärast Paldiskit ja eile õhtul eriti niisugune vale mindset, et no, et ma hakkan nüüd varsti koju jõudma või ma pean koju jõudma võib-olla täna, kui homme. Aga see on nagu vale mindset. Selles mõttes tuleks keskenduda mitte sellele, et koju jõuda, vaid sellele, et hetke nautida. Jah, olla siin ja praegu. Muidu on see ainult üks kodu poole tormamise või trügimise või pürgimise hetke, aga see pole see. Tuleb nautida ümbrust ja hetke. Just, absoluut, nii. Filosoof on rääkinud sellest eilsest kinnijäämist veel. Et mul on väga hea meel, et ma selle kogemuse sain. Et ma tean, kuidas sihukesest situatsioonist välja tulla. Ma saan hakkama. Iga situatsioon on natuke erinev, aga vähemalt on mul nüüd äge story. Aga mis ma tahtsin öelda, et see oli täpselt see situatsioon, mida ma olen nagu kogu aeg kartnud. Et sa, mul ei olnud võimalust tagasi pöörata enam ühelt maalt. Üsna kähku ma sain aru, et seal oli 2 kitsast rada, eks, ja keskel siis kõrge tee keskosa. Ma olin siis vasakpoole tee raja peal ja sealt ma enam ei saanud ei keskele ega teise raja peale ka. Ühesõnaga, mul oli enam tagasiteed ei olnud. Siis oligi see, nagu välja tuli viimane suur mürgas. Oleks ma sealt ka läbi saanud, ei oleks midagi olnud, oleks võinud see kõik teistmoodi minna. Aga sinna ma jäin kinni. Aga just see jah, et need situatsioonid mulle väga ei meeldi. Või noh, jah, et puudub nagu väljapääs, tagasi pööramise võimalus. Samas need sunnivad sind tegema asju, mida sa muidu ei teeks. Et selles mõttes on nagu lahe. On hea meel, et ma olen nüüd selle teti, kui ma nüüd lõpuni jõuan, enda jaoks ära kaardistanud. Et ma tean nüüd, ma ei pea seda uuesti enam tervet tetti sõitma. Ma tean kohti, mis mulle meeldivad, kuhu ma tagasi saan minna. Ma tean kohti, kus kohad asuvad, mis ei ole minule või minu rattale võimete kohaselt. Et järgmine kord ma saan juba nagu valida ja mis rada ja kus ma teen ja ei ole seda ärevust, et ei tea millega mingi metsarada lõpeb, et kas läheb mülkasse või kuhu, et kaardiluure annaks ka sellele vastuse praegu, aga praegu on ikkagi siuke ärevus.
aga siis ma juba tean teist korda tehes mingeid asju. Täna ma olen räigelt tark. Ma vaatan, siit läheb rada, eks ju, ümber mingi järve. Sõitin siia sisse, eratee, sõitmine ainult oma vastutusel. Siin on isegi mingi kiri oli, et no track ja follow the GPS ja siin on, näen, et siit läheb mööda kraavi kallast. Ei tundu üldse, ületab mingit kraave. Ei tundu üldse olevat nagu hea mõte minna sinna raba. Ja selle asemel lähen siit hops siia ja saan normaalse tee peale. Et jätan selle osa siit lihtsalt vahele. Jep. Ja mingi osa vahele jätmises ei ole nagu midagi valet või piinlikku, ma arvan, sest tett on tehtud nagu silmas pidades erinevate rataste erinevat võimekust. Et oleks kõigile midagi, et noh, et kui ei oleks selliseid räigeid mäkketõuse liivaseid või selliseid mudast puurimisi, siis noh, mingite rataste jaoks oleks tett jumala igav. Et neile ongi tehtud sellised karmid kohad siia sisse, kus nemad saavad ka mingit challenge'i. Aga siis ei tähenda seda, et siukse dualsportrattaga, selle konkreetse KLR-iga peaks tingimata ka siukestesse kohtadesse ronima. Pealegi noh, eile sain oma selle kogemuse siit tetika kätte, mida tähendab kuskile mülkasse kinni jääda ja ka selle kogemuse, kuidas seda ratast siis sealt kätte saada. Et nagu tagas maha, ratas tagumine ots rovaki, ratast pikali, tagumine ots välja, esimene ots välja lohistades ja siis püsti, eks ju, et noh, nüüd on see kogemus mul käes, ma ei pea seda täna uuesti järgmises kohas proovima. See ei ole nagu selline õigustus, et kellele on see ikka õigustus, see on nagu selgitus, et miks mul on hea meel, et mul on see kogemus, aga ma ei pea seda nüüd nagu uuesti kohe proovima, et davai, et lähen sinna kuradi kraavi ja teen seda jälle. Et noh, ei ole vaja. Üks asi on see, kui see juhtub, noh, et siis ma teen seda. Aga noh, teine asi on see, et noh, selle koha peal seal ma teadsin, et see niimoodi läheb, et see, mis seal ees ootab, et siis mul ei ole mõtet sinna ronida. Ja siin saabki Nordvestet läbi. Veel üks petilõik võetud. Viimane 100 meetrit, ei 900 meetrit, viimane kilomeeter. Ja ootab ees viimane lõik. Kogu tett. Vestet, läänetett. Üks asi tuleb küll ära õiendada, jah. Et vaata, kui ma rääkisin siin, et kaardi pealt välja vaadata mingid kohad, mis on soised ja mitte minna. Tegelikult nüüd nagu kaasteeline, kes siin viimasel tetijupil eskortis, ei küsita nime, eeslaslikult. Tema ütles, et tuleb ikkagi kõik oma silmaga ära vaadata ja ei tasu kaarti uskuda. Ja tal oli õigus selles mõttes,
siin lõigu peal ma olin ka märkinud mingi koha, kaardi peal oli need punkt, tiirjoonele märgitud tee ja läks läbi mingite kraavidest mööda, et see on mingi räige soo olin ma sinna märkinud kaardi peale ja plaanisin selle vahele jätta, päris suur lõik. Aga Kutt ütles, et mis asja, et seal ei ole mingit sood, tavaline RMK kruusatee. Üks korrektuur veel, et ma siin rääkisin, et tetis on osad kohad ongi niimoodi tehtud, et ei ole mõeldud mitte siin kaklete, et ei ole mõeldud kõikide rataste jaoks, need ongi spetsiaal mudapuuride kohad ja nii edasi. See nüüd selle kogenud ketisõitja sõnul on ka jama. Et tegelikult on kõik kohad kõigi ratastega sõidetavad. Noh, alati oleneb sõitjast. Seda küll, seda ütleb mina. Aga no ei tasu arvata, et kui sul ei ole seda mudapuuri, siis mingi ühte või teise kohta ei tasu minna, ei pea minema. No, tuleb ikka loomoraal, tuleb sõidad kohale, vaatad, kas saad hakkama või ei saa. Sõltumata rattast. Vot nii. Ja nüüd 200 viimast meetrit. Ja tett on tehtud. Selle suve suurim seiklus. Ring on täis. Nüüd tanklasse purks endale preemiaks ja siis mööda maanteed koju tagasi Pärnusse. Haha, tänud kõigile, kes vaatasid ja kaasa elasid. Jep, järgmiste seiklusteni.